Ela hästi viimase kokkamise teeme kauni ja andeka naisega. Tema nimi on Lea Dali-Lyon ja meisterdame hakkame koos magustoitu. Tere, Lea! Tere! Lea, sinu soov oli teha midagi matšaga. Kes ei ole varem proovinud, siis matša tee on selline, ma arvan, et paljud vist joovad seda kohvi asemel. Ta on lõhna poolest selline nagu värske leht. Mis sulle tundub? Jaa, mulle üldse meeldivad igast leheleotised, sellised nii-öelda tee. Ma olen see tee inimene, ma ka kohvi üldse ei joo. Me teeme erinevaid marjavahukoori, kreeme ja siis on meil võimalus teha selliseks ilusaks taldriku mandalaks või kuidagi selliseks kunstiks. Super! Mis on väga tähtis on ju? Jaa. Et taldrik peab nägema välja nagu kunstiteos. Just. Teed sa tihti kodus toidukunsti või? Kunagi, kui mul on ka mõni mees kodus olnud ammu aega tagasi, siis mulle meeldiks serveerida niimoodi südamekujuliselt näiteks. Ja kusjuures see emotsioon, kui sa toidu viid ette ja siis äkitselt on seal selline kunstiteos, see on alati olnud selline... Et esimesena sööd silmadega? Jaa, toit peab olema elamus, vaata. Et mis sa muidu üldse nagu sööd? Jah, miks sa sööd? Üks asi on see, et olla rakutasandil toidetud, aga et kuidagi midagi nagu võiks ju veel olla. Jaa, sellepärast, et tegelikult saab süüa mitte ainult toidust, vaid süüa saab ka emotsioonidest. Näiteks mul just tuleb meelde, et mul oli mõni päev tagasi oli selline väike kontsert on ju, kus oli siis pikk laud ja siis inimesed sõid, oli üks selline ühe asutuse tähtpäev. Ja oligi selline variant, et mina siis laulsin ja tegin sellist muusiksili loitse. Kui ma olin selle ära teinud, siis oli kohe, et tule istu siis lauda ja tuuakse praad. Ma istusin laua taha ja siis ma sain aru, et mul oli just sai kõht täis. Et sellest laulmisest ja sellest, ütleme, et oleneb, kuidas sa muusikat muidugi teed. Aga kui sa teed seda, et see käib kõik läbi sinu, siis tegelikult sul nagu mingid vajadused, mis muidu võib-olla on, et need kaovad ära. Aga proovime vaikselt meie siin tegutsema hakata. Esimesena katsetame kohe sükse asjaga, mis tõenäoliselt pritsib igale pooli ees. Ma võtan meile kausi. Teeme vahukord. Taimset vahukord. Ühesõnaga, nüüd teeme siis niimoodi, et jagame oma kreemi pooleks. Pool kreemi teeme matšaga ja pool kreemi teeme maasikatega. Ja, kallame sinna sisse. Ka arvan, et tegelikult peab natuke nagu... Jah, väga hea. Okei, nii, super. Siit ei tule, tõmbame selle lahti. See on ju kõik maasikas. Maasikas. On muidugi. Jaa, super. Rohkem ei ole vist. Aga mina? Sul pole midagi. Tahan, ma panen sulle natukene. Ei, sul pole mitte midagi. Tundsin ainult. Aga see läks juba ära. Su nahk sai ära selle. Sul pole mitte midagi. Super. Nii, kas vaata, ta läheb selliseks nagu roosaks. Nüüd on meil siuke ilus hele roosa kreem. Järgmine, mis me peame tegema, ma jätan ta praegu isegi niimoodi siia. Järgmine, mis peame tegema, on siis seda matšat doseerima siia 1 teelusika täis. Või teeks selle veel pooleks ja siis paneks siia rohkem ühte kohta matšat ja siis jätaks selle täpilise ka. Täna on siuke kokkamise katselabori saade matšaga. Ma tahtsin hästi rohelist segu lihtsalt. Ta näeb välja nagu siuke sambla värvi. Tuleb välja, et matša saladus on siis see, et seda tuleb segada korralikult. On ju? Nii, aga järgmine on meil see, et me teeme hindapähkli kreemi ka. Hindapähklid on ju taimetoituste seas sellised võluasjad, millega saab teha kõike, nii soolast kui magusat. Mina hindapähkleid panen tavaliselt praen riisiga koos hindapähkleid. Vala meil sisse hindapähklid, need on üleöö olnud siis leos ja ära loputatud, need peaks olema sellised pähklid. Pehmed nagu kummist. Vala need kas meile kõik sisse. Siis paneme juurde mustikaid. Võt siit võib-olla paned pool või midagi. Mustikates on see pektiin, mis on õunas ka. Et kui jätad seisma külmkappi, siis kallerdub ise ära.
nii, ja siis paneme maitse järgi, peame panema seda magustajat siia sisse. Ja No ikka pane, jah. Siis peab ikka panema vist. Sutsu peaks panema vett ka, et ta ringi käiks siin sees. No proovime niimoodi. Nüüd on nii ilus juba. No, super. Ideaalne. Nii ilus ärv. Lõikame selle pooleks ja siis viskame selle avokaadoga sinna sisse. Avokaado on mulle mitte. Alati on huvitav vaadata, kuidas inimesed avokaadot käsitlevad, siis iga mingi oma. Ohoh. Nii. Ja see tuli suure lusikaga, ma mäletan. Välja võtta. Palun. Nüüd 4 suppilusikatäit kookospiima oli meil seal retseptis. Ja siis paneme maitse järgi jälle vahtrasiirupid või mis kellelgi kodus on. Ja aitab. Kaneeli ma panen ka igale poole palju tavaliselt. Ma ka. Matšat paneme ka. Teelusikatäis. Lõhnab hästi. Mulle meeldib, ma ei tea, mis asi see nii hästi siin lõhnab, aga mingi asi. Värske kaneel, aga päris hea siuke tekstuuriga kreem on hästi läikiv ja kreemine on. See on, ma arvan, meie parim kreem.